taas kord ma olen lennujaamas ja ma lendan Varssavi. Ja me lähme Wizz Airiga ja see tähendab siis seda, et siin on siis kotikontroll, kus me peame siis selle koti sinna kasti panema, et kas see suurus sobib. Väga paljud topivad siin ennast riidesse, et mul ei ole kunagi sellist asja olnud, aga kui sa nädalavahetuseks lähed, võtati selle odava lennupileti, väikese koti on ju, mul on selline väikene tavaline kott ja see mahub sinna kasti ja ma arvan, et ma saan ilusti lennule, nii et vaatame, aga mega rahvas ja vaatame, mis edasi saab. Ja oleme lennukilt maha tulnud ja siin on selline süsteem, et ma võtsin Boltist endale siis takso, tuli kood ja nüüd me peame siin järjekorras seisma, millal tuleb siia Bolt ja peame sellele taksojuhile siis näitame koodi ja selle taksokoodiga ta siis viib meid sinna hotelli. Oleme siis hotellis Ibis. Selline väike armas toake ja Vilniuses varem olnud Ibises täpselt seesama garderoobisüsteem ja vannituba. Ilus, puhas, tagasihoidliks, nii et 2 ööd väga okei olla siin. Nii et näeme homme. Tere hommikust, on aeg minna hommikusöögile ja vaatame, mis siin siis head pakutakse. Ja ongi hommikused peaaegu söödud, ma viimane esel siis kohupimpannkoogiga, natuke veel kohvi ja lähme vaatame siis esimene peatuspäik, mis meil on, et vist jääb mingi kirik meil tee peale, et siit on siis jala minna. Aga hommikusööki soovitan küll Ibisesse võtta, et siin on väga maitsev hommikusöök. Ja saime hotellist välja ja siis on see hotelli eest ja hakkame siis siit linna liikuma ja linn peaks jääma sinna suun. Kuna lihavõtted, siis üks meesterahvas läheb kellelegi vist külla. Munad on korvis. Ja siin on siis loodus juba meist ette jõudnud. Siin on ikkagi soojem. Siin on õitsemise ja lehtede aeg juba tulemas. Ja olemegi jõudnud siis vanalinna, nii et hakkame siit edasi minema ja vaatame, mis siin siis on. Nii, saime siit ühe härra, kes on siis ootab kiriku juures oma toidu pühitsemist. Ja kirik järgmine. Siin teises kirikus on samamoodi, aga tehakse sees siis seda toidu pühitsemist. See on vähe värvilisem siis kirik või sünagoog. Hiljem lisan siis nime, mis värav see siin on, et lähme siit sisse. Ja siin on siis jah see tänavad. Ilusti kaunistatud aknad. Vanalinn juba paistab. Ja siin on siis torusaia koht, et minu lemmik on Tallinnas siis Vigur ja siin on ka torusaia.
siin on merevõigupood. Ka väga armasega vaatame sisse, väga võimsad merevõigu ehtad. Mina olen lõvitähtkujust ja mulle on öeldud, et mulle sobib merevaik ja ma olen madu ka, nii et seega siin polegi madu. Väga võimas. Siin mingi järgne väljak või plats. Ja rahvast on väga palju. Ütleb, et turist on ikkagi juba tulnud ka Varssavi ja meile nüüd Tallinnast otse lennud Varssavi. 1,5 tundi olen kohal. Ilm on üsna tuuline, natuke hakkas juba ka tibutama vihma. Siin on siis 1,6 kilomeetrit sellist tänavat, kus siis saab jalutada. Ja lähme vaatame siia sisse ka. Siin on jälle kiriku moodi või sünagoog. Słabego, ale Chrystusa też zwycięskiego. Więc mam nadzieję, że tą radością będziecie potrafili się dzielić się z innymi i poniesiemy. Siin on siis järjekordne kirik meile tee peale jäänud, et lähme astume ka siia sisse. Väga palju kirikuid ühe selle tee peal, aga käime läbi, kuna on ka lihavõtted, üks suur ülestõusmise püha, siis lähme käime läbi. Stefano Ranne, io ce lo vediamo. Ja lähme vaatame nüüd sellisesse poodi. Ja esimene Poola lõuna on siis sellises restoranis. Valime siis, mis siit leiame. Ja menüüd siin on, tutvume menüüga ja annan siis ka teada, kuidas maitseb ja mis valiku ma siis võtsin. Ja see restoran siis seest ja meie saime siis välja terrassile kohad, nii et selline traditsiooniline restoran. Ja valikuks jäi siis, sul on see esimese lõunatoidud saime kätte, see on guljass kartulipann kookidega ja minu valik oli siis kohalik supp, mille sees on siis siin muna ja lihad, nii et proovime ära. No nii, see supp sai söödud ja see guljass ka, aga ma ütlen niimoodi, et mulle see supp ei meeldinud, see sai ei meeldinud, see sai nagu mulle tundus, et oli määrdunud ja ta oli väga hapukas
ei meeldinud see supp. Vaatame, võib-olla mingi õhtuses restoranis saame parema elamuse. Guljaš oli väga maitsev, kartulipannkogid minu jaoks liiga rasvased. Nii et lähme vaatame, mis me teeme täna veel edasi. Ja praegu päevavalges on näha, kuhu me õhtu siis läheme sinna vaadet vaatama, sinna kõrgemasse torni. Ma ei tea, mis asi see on muidugi. Croissantid näevad ka head välja. No nii, siin oli üks niisugune croissanti koht veel ja ma ei tea, ma tahan selle ära proovida. Oi, see näeb väga hea välja. Ma ei tea, ma ei ole sellist asja kunagi söönud. Ma tahaks kohe proovida, kas see on seest millegi täidisega. Kuidas seda murda? Oo. No proovime ära. Karamelline. No pistaatsia. See on Poola mingi vana köögiraamat, et tänaval peab müüakse. The best Russian Mikhail Bulgakov. The best. Ja siin on siis pasta. Saad sellist pastat siis endale osta sellise topsi sisse, kus on neiud söövad ja saad süüa tänava peal sellist sooja pastat. Minu munad on värvitud. Ja siin on siis niisugune friikartulikohvik. Nii ilusti kaunistatud majad. Ja oleme jõudnud siis siia välja meie hotellist üsna kaugele. Siin on siis need pilvelõhkujad. Nii et vaatame siinpool veel ringi ja õhtul läheme siis sinna kõrgemasse torni. Ja kellatorn on kinni, sinna me ei saa. Ja nüüd oleme jõudnud sellisesse tänavale, kus on need. Nii külm hakkas ja meil on varsti restorani minek, et me võtsime siit trammipiletid 6.80 ja 20 minutit kehtivad. Sõidame hotelli täna trammiga. Ja selle number 15 trammiga me saame hotelli juurde. See on see hotelli ees, aga ma nüüd ei oska teile öelda, mis asi see on, aga mingi selline käed ja asjad. Õues oli väga külm, et läheb tekiila ja apelsin kaneeliga, see on ülimaitsev. Ma ei propageeri alkoholi, aga kui teil on külm, siis väike šott on hea. Nii, sai siis hotellis natuke ära oldud ja läheme jalutame. Päike hakkab loojuma, homme lubab 20 kraadist ilma isegi. Et lähme, jalutame, vaatame, kas leiame süüa. Siin on siis see kellatorn ja pärast läheme siis sinna kõrghoones 53. korrusele siis vaatama seda vaadet. Ja siin sõidab siis niimoodi gäng ringi. Ja tulime siis Itaalia pitsasse, et jätsime selle kohaliku toidu vahele, kuna lõunaaeg nägi, et see kohalik toit ei olnud nagu väga maitsev, siis võtsime praegu pitsa, siis lähme sinna torni ja siis vaatame edasi. Nii, ja siis võtsime ühe soovitatud salati ka, nii et proovime selle salati ka ära. Ja ongi jõudnud aeg kätte laupäeva õhtusse, pitsad on kõhus ja lähme sinna üles, et
selline. Alguses võrdlesime selle majaga, et ta tundus eemalt nii madal, et mida värki, aga ligemale tulles ta ikkagi on väga kõrgel. 53. korrus ootab meid, nii et lähme vaatame. Ja siin siis see ongi. Lähme siit uksest sisse ja lähme vaatame. See on siis 230 meetri kõrgusel. Asu siis vaade Poola kõige kõrgem või siis ka Euroopa on öeldud, et lähme vaatame üle. Metsik tuul on, aga ma arvan, üleval on lahe. Ja siin on siis väikene veel kontroll omakorda, kui väravatest läbi tulime. Ühe liftiga tulime ära, nüüd on teine lift veel ülespoole. Ja see on nüüd see 53. korrus, 230 meetrit, nii et teeme siia nii palju kui võimalik tiiru peale. Suht crazy. Ikka midagi on nagu näha. Kui need ennem seal all majad paistsid sellest nagu isegi ühe kõrgused, siis nüüd on jah väiksed. Ikka väga-väga võimas vaade, korrus 53, 230 meetrit, nii et mina ütlen küll, et otselennud on Varssavisse alanud. Võtke pilet, tulge nautida, käige üks nädalavahetus siin, mitte ärge minge kuhugile Eestimaa spaasse lihtsalt nautima. Palju rohkem näete siin. Tulime nüüd allapoole 49. korrus, siin on ka megatuul, siin ei ole nii suuri neid ääri ees, aga siin on nagu selline iister ehk siis lihavõttevärk rohkem. Väga nunnu, väga lahedalt jälle tehtud. Ja rahvast on ikka väga-väga palju. Aga need vaated on nagu head. Vaatame siis siit, mis saade, siis siit jääb sellele kellatornile. Kellatorn oli suletud. No mis ma oskan öelda, sai käidud siis seal üleval ja ma kindlasti soovitan teile, kui tulete Varssavi, siis siia tasub kindlasti tulla, sest see on seda elamust väärt. 35 eurot oli üks inimene ja tasub see tänaval linnavaade ära vaadata. Väsimus on nii suur, et täna läheme tuttu ära ja vaatame, homme on meil mõned tunnid jäänud, et veel siin linna peal kolada ringi. Tere hommikust, nagu näha, uni oli hea, on siis pühapäev, 5. aprill ja siin on meie hommikusöök, sööme kõhud täis ja lähme linna peale. Täna lubab 20 kraadi sooja ja lähme vaatame parki või kuhugi veel. Eile läks selles mõttes selleks asja. Ja tänane päev siis mõtlesime, et lähme jalutame parki. Eile läks mingis mõttes natuke lappe, et me sõime lõunaaeg liiga rasvast toitu ja me ei jõudnud sinna päris restorani, seda päris Poola toitu sööma, et siis vaatame, kas saame täna lõunaks süüa siis midagi veel sellist rahvuslikku toitu. Nii et vaatame, mis tänane päev toob. Ja väike hommikune magusa laks ka ikka. Niimoodi. Oleme siis jõudnud loomaaeda. Piletid läksid meil maksma 21 euri. Ilusad värvilised piletid. Ja lähme vaatame siis selle loomaaia ära, kuidas on Varssavi loomaaed.
Thank you. Oni su Brazili hrane se takve rijeka divokih. Mori nisu vodospirano. Ima takvih divokih rijeka u Braziliji. Waouh, maman, regarde. Je vais lui envoyer un message. Caché qu'elle soit là, je m'en bats les couilles, moi, qu'elle veut pas venir voir mon fils ou venir me voir à moi. J'en ai rien à foutre de sa gueule, moi. J'ai dit à ma support. J'ai bien de. Marine, c'est bien au téléphone, mais quand elle est devant, elle veut trop faire l'intéressante, elle veut trop faire la meuf, elle Naprawdę sobie jakieś marchewki w sumie, nie wiem, wygląda jakby sobie tam schował się z bakrzakami. Siin on siis need emase ja isase mõõdud ka, nii et kui tahate teada, mis elu suuruses nad tegelikult on. Siin on siis menüü, mis kellaajal siis on toitmised ja mis nad siis söövad. Gorillad on kõik ise väljas, aga see on nendel siis sisemaja. Et nende, kui on külmemad ilmad, siis nad on siin. Ja siin on siis need 3 maja elanikku, kes on siis praegu õues ja siis nende sünniaastad. Aga muidu jah, sükene väga tore maja nendel siia sisse tehtud, et kus nad saavad siis siin olla külmal ajal. Need on nüüd siis väiksemad, need on siis simpansid, eelmised olid siis gorillad. Aga ilm on siuke mõnus, naudivad elu, kõik värsked lähevad. Ja siin on siis simpansid kaal ja mõõt. Ja olemegi jõudnud elevandi juurde. Siin on ka päris huvitav. Kusjuures elevandil on ka suur oma maja seest, nii et ja päris suured territooriumid ikka on nendel loomadel. Kindlasti mina soovitan küll, et kui tulete Varssavi, siis tulge loomaaeda. Nii, ja siin on siis elevandi mõõdud ja infod. Elavad 70-aastaseks, 50-70. 3-6 tonni on ikka seda kaalu. Nii et me oleme ikka saledad ja ilusad veel. Ma olen ikka väike.
tegemist on siis Leoniga, kes on 4. veebruar 2001 sündinud ja ta toodi sellega siia. Teda on transporditud siis sellise puuriga. Oih. Ja siin on siis elevantide suurused ja kui suured keegi on. Ja nende siis elu 99. aastast. Ja siin on siis elevandimaja. Hais ei ole siin just kõige parem, aga väga huvitavaid jällegi vaatamisi. Kilpkonn. Ja siin on elevandi all. Mõtle, kui selle isikus oleks selline vihmavarjuhoidja. Aga hais ei ole. Päris suur, nagu natuke nagu Tallinna. See mammuti muna. Ja siin on siis ai suu, kuidas ai hammustab. Ja see on siis ilus jõehobu ja kui vaadata nüüd tema seda nahka, siis see nahk tundub selline väga kõva ja jube. Siin on siis troopikamaja, lähme vaatame siin ka sisse. Ja nendel tuleb pea välja 20 sentimeetrit. Siin on siis, mis ta oli see sipelgapüüdja või sipelgakaru või? 27–50 kilo, 1,82–2,17 meetri pikk, nii et elab kuni 20. Päris hea, lähme vaatame puuri. No seda venda rohkem ei näegi. See on korralikult kägarasse ennast tõmmanud ja siia magama asunud oma puuri. Aga muidu päris sükane huvitav puur tal siin. Aga noh, ilusaid unenägusi sõber. No nii, ja siin on siis kaelkirjakud. Riia loomaaias olid ka kaelkirjakud ja kusagil ma olen veel neid näinud. Aga siin nad siis on ikka kohe õues roheluses. Väga ilus vaatamine jälle.
ja siin on siis kaelkirjaku mõõdud kuni 1,5 tonni ja kuni 5,8 meetrit pikk, ütleme niisugune 6-meetrine. Et hea jällegi teada, eks ole, ja elavad siis kuni 30-aastaseks. Siin on siis kaart, kes meil siin veel käimata ja vaatamata on, et vaikselt vaatame, me oleme käinud kuidagi sinka-vonka inimeste järgi. Nüüd vaatame kohe rahulikult, kus me veel edasi lähme. Siin on siis, ma ei tea, kes see loom on, aga vale sebra nägu. Ei ole veel seda üheski loomaaias kohanud, aga päris huvitav. Siin on siis mingi järjekordne maja, lähme vaatame, mis siin majas on. Siin on siis kalad, aga muidu peaks olema vist ka miskit jõehobude maja. Haigala sisikoond siis. No, minusugused seal lihtsalt lebotavad, nagu mulle meeldib päike ja lõõgastus. Lõvi, siis siin on kohe näha ka lõvide elu. Ka päris hea selline suurem territoorium nendel. Väga huvitavalt jälle tehtud. Aga ilmselt neid me rohkem ligemalt ei näe ka kui nii. Ja siin on siis näha, kui pikk on siis nagu nii-öelda see promenaad, kus sa siit siis tuled. Oleme jõudnud eeslite juurde ja eeslid siis elavad 11-12 aastaseks, 200 kuni 300 kilo ja kuni 145 centimeetrit. Ja siin nad siis on. Eesel. Meie vaatame loomaaias, aga mõned sõidavad sellistega. Nii, kaamelid võivad siis elada 50-aastaseks kuni 1000 kilo kaaluda ja 2,3 kuni meetrit pikad. Aga noh, täna nad meil siin püsti ei tõuse. Ilmselt on. Oleme jõudnud paavionite juurde ja paavionid võivad elada siis kuni 45-aastaseks. Aga nad ongi siis pikkuselt 70-80 centimeetrit, siis poisid, tüdrukud kuni 65 ja kaaluvad 10-15 kilo siis, või siis 16 kuni 21, et olenevad siis mehed või naised või poisid või tüdrukud. Ja nad söövad siis küülikuid ja igasuguseid sitikaid ja rohelist ja veganit ka veel. Proovime siis Poola jäätise ka ära. Minu valik on siis mingi bežeega, aga siin päris huvitavad mullinats ja siis on energiajoogid, ananassi ja sellised huvitavad valikud. No nii, ja gepardid siis elavad kuni 15-aastaseks ja 60 kuni 80 centimeetrit ja kuni 65 kilo, nii et päris põnev on teada selliseid asju. Ja siin on siis sellised kollased yellow chicken gibbon, et
Nemad elavad siis kuni 46-aastaseks ainult taimetoidu peal, 45–50 sentimeetrit, 7–11 kilo. Hüljes on siis 30–40 aastat võib elada, 150–300 kilo ja 1,8–2,2 meetrit pikk. Ja see hall hüljes võib olla siis vee all kuni 16 minutit. Ja siin on pingviinid. Pisikesed, hästi väiksed. Loomaaias käidud ja nüüd läheme siit üle silla, üle jõe ja lähme sööma restorani ja siis vaatame, mis edasi, varsti siis lennule. Ja siin on siis promenad, kus saab jalutada, aga meie seda teed ette ei võta, sest me oleme täna loomaaias käinud ja veel, et lähme võtame pigem söögi ja naudime seda viimast olemist Poolas. Ja siin on siis Podvale restoran, aga siin on metsik järjekord, et me vist siia küll seisma ei jää. Tulime siis siia restorani, kus eile õhtu jäi käimata ja meile toodi siis õlle, vesi ja selline mingi liha ja siis hapukoor või tipikaste ja natuke saia, et saame siis natuke näksida. Tunni aja pärast alles tulevad toidud. See on kohalik vaarika snaps, et ma proovin ära, väga hea külm on. Täitsa mõnus. Ja on meie toidud tulnud, minul on siis part õunaga ja jõhvikatega. Snitsel, no väga-väga suur, friikad. Nii et anname aga minna, proovime ära ja varsti siis juba lennujaama. Ja maja poolt toodi siis selline kirsisnaps, kui on arve aeg. Arve läks 210 Poolas lotti, eurodes oli siis 54 eurot, läks siis see lõunasöök maksma. Ja mis me saime teada, et tuleb valida ikkagi Poolas lotid kaardiga maksmisel, aparaat küsib, kas tahate eurodes või Poolas lottides. Siis tegelikult iga tehingu pealt ikkagi 1-2 eurot me kaotasime. Nii et kui tulete, siis teadke seda järgmine kord, et ainult Poolas lottides maksate. Ja nüüd on tulnud selline mõnus rahvas välja. Söömine. Ja ongi viimane vaade ja kohe lähme takso peale. Oli tore. Väga tore ja kindlasti mõni Poola linn on üsna kindlasti plaanis. Ja siin on siis lennujaama hinnad 34 ja jagada siis 4-ga need. Et tegelikult näevad nüüd päris head välja. Mina võtan praegu cappuccino. Ja seal pool olid ka veel võileivad. Minu arust võileib on üsna okei hinnaga ja suured.